Isegi Venemaal tunnistati täna ametlikult probleemi ulatust ja kütusesektoris kehtestati eriolukord. Praegu on Venemaal fikseeritud, et 80% kõigist riigi suurimatest naftatöötlemistehastest on saanud kahjustada ning Ukraina droonide rünnakud jätkuvad. Selle tulemusena langes naftatöötlemise maht Venemaa naftatöötlemistehastes mais viimase 17 aasta madalaimale tasemele. Pärast droonirünnakute seeriat, mille käigus õnnestus eelmisel kuul tabada 80 Venemaa suurimast naftatehasest, Kremli kuulutas isegi selles sõjas ühepoolse ühepäevase vaherahu välja, kuid see ei toiminud. Juba täna kuulutati kogu Venemaal välja bensiinipuudus, keelati igasugune kütuse eksport. Mõnes piirkonnas pole tanklates üldse bensiini. Samal ajal on Euroopas aktiviseerunud võitlus Venemaa Föderatsiooni varilaevastikuga. Prantsusmaa pidas täna kinni veel ühe Vene tankeri. Selle taustal sai teatavaks, et USA president Donald Trump kutsus isiklikult president Xi Jinpingi üles aitama lõpetada sõda Ukrainas ja tunnistas, et USA ei suuda selle olukorraga üksi hakkama saada. Võtame kõik need teemad koos ette ja räägime neist. Arutame. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage oma kommentaare. Ja sõbrad, kui te soovite kuulata meid saateid ainult ukraina keeles, siis mul on nüüd ukrainakeelne YouTube'i kanal. Selle link on selle video kirjelduses. Minge sinna, tellige ja mul on hea meel teid ka seal näha. Niisiis, alustame lühidalt uudisega sellest, et USA president Donald Trump palub Hiina liidril Xi Jinpingil aidata lõpetada sõda Ukrainas. Sellist infot avaldas täna väljaanne South China Morning Post, kuid märkimisväärne on see, et peagi pärast avaldamist kustutas väljaanne selle artikli ilma selgitusteta. Väljaande allikate sõnul ütles Donald Trump mais Pekingis toimunud tippkohtumisel Xi Jinpingile, et Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahelised läbirääkimised on ummikusse jooksnud. Ja ta kutsus tungivalt üles tooma tagasi Vene diktaatori Vladimir Putini. Läbirääkimiste laua taha koos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Väljaandega rääkinud allikad märkisid, et Trumpi üleskutse peegeldas ilmset vajadust USA jaoks kaasata Hiina oma jõupingutustesse sõja lõpetamiseks. Nende sõnul tegi USA president Ukraina sõja lahendamisest oma peamise välispoliitilise eesmärgi pärast Valgesse Majja naasmist 2025 aastal. Väljaanne meenutas, et Ukraina ja Venemaa vahelised läbirääkimised on peamiselt ummikusse jooksnud pärast seda, kui nende otsesed kõnelused Istanbulis 2025 aasta juulis lõppesid ilma relvarahu kokkuleppeta. Varsti pärast seda hakkas Trump avaldama survet Volodõmõr Zelenskile, kutsudes teda üles saavutama kokkulepet venelastega. Aga nüüd on ilmne, et Trump avaldas survet ilmselgelt valele inimesele ja seetõttu palub ta lõpuks Xi Jinpingil avaldada survet kiilaspäisele närule Vladimir Putinile. Kuid selles olukorras avaldavad parimat survet Putinile Ukraina relvajõud. Möödunud ööl andsid Ukraina väed järjekordse löödi Saratovi naftatöötlemistehasele. See rünnak on osa globaalsest suundugusest. Ukraina viis mais läbi vähemalt 16 rünnakut Venemaa kütusetootmisobjektidele. Rafineerimise mahu languse taustal viimase 17 aasta madalaimale tasemele püüavad Venemaa võimud vältida defitsiiti ja järsku hinnatõusu riigis. Ja nüüd on Kremlis juba valmis kasutama ebapopulaarseid meetmeid. Teatatakse, et nafta rafineerimise mahud Venemaa rafineerimistehastes langesid mais viimase 17 aasta madalaimale tasemele. Pärast droonirünnakute seeriat, mis viimase kuu jooksul tabasid 80 suurimast naftatehasest Venemaal. Rafineerimistehaste koormus võrreldes sõjaeelse 2021 aastaga langes umbes 20% ja on madalaim alates oktoobrist 2009. Mais ründasid Ukraina relvajõud 16 korda droonidega naftatehaseid, tegid 7 lööki naftatorustikele, 6 lööki sadamatele ja korra ründasid tankerilaeva merel. Üldine rünnakute arv naftatöötlemistehaste ja naftainfrastruktuuri vastu, mida on veidi üle 30, on sõja algusest peale olnud pretsedenditu ja ületas eelmise rekordi, mis püstitati detsembris. Siis sattus vöögi alla 26 naftaobjekti, sealhulgas 15 naftatöötlemistehast. Aga mis on oluline, Ukraina relvajõudude rünnakute taktika on samuti muutunud. Nüüd ründavad Ukraina relvajõud mitte ainult nafta esmase töötamise seadmeid, vaid ka teisesse töötamise seadmeid.
Nagu selgus, just need seadmed aitavad naftatöötlemistehastel toota rohkem bensiini ja diislikütust ning nende parandamine on märksa keerulisem ja kallim. Ja nüüd, kui tootmine on langenud, vähendasid naftafirmad järsult bensiini tarnimist börsile, kust kütust ostavad väikesed eraviisilised tanklad. Nii vähenes mais 95 bensiini pakkumine kolmandiku võrra. Mida vähem bensiini turul on, seda rohkem selle hind tõuseb. Ja nii on hulgimüügis bensiini hinnad Venemaal aasta alguses tõusnud 26% võrra. Kordan, Venemaa on see riik, mis ekspordib tohutul hulgal naftat. Nii et seal on bensiini hinnad hakanud tõusma. Ja jaemüügis, nagu te aru saate, kallineb bensiin palju kiiremini, kui inflatsioon kasvab. Ja kõige naljakam olukord on praegu okupeeritud Krimmis. Seal müüakse kütust juba talongide alusel, kuna Ukraina relvajõud on rünnanud maanteed, mida venelased nimetavad Novorossija maanteeks. See on võtmetähtsusega arter, maismaakoridor poolsaarele. Sellest tegin ma põhjaliku ülevaate eraldi saates, nii et kindlasti minge kanalile ja vaadake seda. Ja juba täna kirjutatakse Krimmi kohalikes Telegrami kanalites, et tanklad ei tule toime ning internetis on ilmunud pakkumised osta bensiini hinnaga 300–350 rubla liitri eest. Avita platvormil müüvad kasutajad bensiinikanistrid hinnaga 300–350 rubla liitri eest, sest enamik tanklaid kogu Krimmis on lihtsalt suletud. Ja need kuulutused ilmusid pärast seda, kui venelaste poolt määratud niinimetatud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas, et bensiini markeeringuga A95 antakse välja ainult talongide alusel ja rangelt piiratud koguses ühele inimesele. Teatatakse, et kütusekriisi taustal on venelased hakanud loobuma turismireiside broneerimisest Krimmi. Venemaa turismitööstuse liit soovitas turistidel, kes sõidavad poolsaarele isikliku transpordiga, omada endal varuks bensiini ning arvestada selle vedamise reeglitega Krimmi silla kaudu. Lühidalt öeldakse neile otse, et kui te lähete, siis arvestage, et Krimmis bensiini ei ole, seega varuge seda. Pange pagasiruumi, ma ei tea, rannatarvete asemel. Parem pange bensiinikanister kaasa, muidu te lihtsalt ei pääse pärast Krimmist välja. Aga asi on selles, et juba märtsi lõpust alates on bensiini eksport Venemaalt keelatud. Alates juunist on nüüd keelatud ka lennukikütuse väljavedu. See tähendab, et bensiin ei jätku isegi Venemaa siseturule. Autokütuse puudus on jõudnud juba ka Venemaa Föderatsiooni pealinna piirkonda. Ja nüüd on uues Moskvas tanklates hakanud ilmuma teated, et bensiini müük on piiratud 60 liitriga ühe inimese kohta. Eksperdid tuletavad meelde, et kasvad kütusehinnad on varemgi Venemaal proteste põhjustanud. Eriti oli see nii 2018. aastal, kuid sellest hoolimata aitasid need kaasa inflatsioonile. Kohalike tarnete kaitsmiseks keeras Kreml igasuguse kütuse ekspordi, kuid eeldatakse, et Venemaa naftatöötlemismaht väheneb seoses tehaste seiskumise ja töömahu vähenemisega veelgi. Analüütikafirma OilOLX hinnangul peaks maikuu keskne näitaja jõudma veidi üle 4,5 miljoni barreli päevas, mis on umbes 700 000 barrelit päevas vähem kui aasta varem. Ja probleem venelaste jaoks on tõesti tohutu. Asi on jõudnud sinnamaani, et me jätsime veel ühe vaherahu kahe silma vahele. Jah, Venemaa diktaatori abiline Juri Ušakov teatas, et väidetavalt ei rünnanud Venemaa sel nädalavahetusel Kiievit, kuna otsustas kuulutada kolmainsuse puhul välja vaherahu. Väidetavalt pakkus Putin kolmainsuse puhul ühepäevast vaherahu, mille jooksul ta keeldus andmast käsku massiivseks raketirünnakuks ja eeldas, et ka Ukraina ei ründa naftatöötlemistehaseid üle kogu Venemaa. Aga see ei toiminud, sest venelasi ei usu enam keegi sõna peale. Nii et jah. Kui te sellest ilma jäite, siis selgub, et meil oli veel üks vaherahu. Ja just selle taustal hakkasid Venemaal levima Vladimir Putini jaoks ebameeldivad meeleolud. Vene diktaator plaanib pidada Peterburis juba 5. nõupidamise, mis on pühendatud Venemaa sõjamajandusele. Koosolek toimub ajal, mil Vene võimud püüavad leida majanduskasvu võimalusi, samal ajal kui Ukraina droonide rünnakud kahjustavad Venemaa majandust ja ettevõtted ei näe sõja lõppu. Ja nüüd kirjutab agentuur Reuters, et Venemaa majandus, mis suuresti ei sõltu toorainest ja mille väärtus on umbes $3 triljonit, on järsult aeglustanud kasvutempot.
kui 2024 aastal kasvas Venemaa Föderatsiooni majandus aastases arvestuses peaaegu 5%, siis eelmisel aastal oli see näitaja alla 1%. Aga see pole veel kõik. 2026 aasta esimeses kvartalis kahanes Venemaa Föderatsiooni majandus 0,2%. Ja selle aasta tulemuste põhjal ootavad isegi Kremlis optimistlikud majanduskasvu, tervelt 0,4%. Ja siin tsiteerin Reutersit. Venemaa eliitkondades kõlasid varem hoiatused, et sõda võib tõsiselt kahjustada Venemaa Föderatsiooni majandust. Samal ajal märkis Kirill Dmitrijev, kes osaleb kontaktides Donald Trumpi meeskonnaga, võimalikke majanduslikke eeliseid rahuleppest, mida siiski kunagi ei allkirjastatud. Kuid üks kõrgetasemeline Venemaa pankur ütles, et Vladimir Putinil oli juba eelmisel aastal suurepärane võimalus sõlmida rahuleppe, kuid ta jättis selle kasutamata. Ja selle taustal jätkab Euroopa jahti Venemaa varilaevastikule, mis aitab Vladimir Putinil naftat müüa. Prantsuse mereväelased pidasid pühapäeval Atlandi ookeanis kinni sanktsioonide all oleva naftatankeri Tagor, minnes laeva pardale. Sellest teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ta ütles, et laev oli teel Venemaa Murmanski sadamast. Moskva peab Prantsusmaa poolt Venemaaga seotud naftatankeri kinnipidamist ebaseaduslikuks. Kuid Emmanuel Macron vastas sellele, tsitaat. Operatsioon viidi läbi Atlandi ookeanis, avamerel, mitme partneri, sealhulgas Suurbritannia toetusel, rangelt kooskõlas rahvusvahelise mereõigusega. Ehk siis mõelge ise järele. Venelased lasevad käiku täiesti ebaseaduslikud varilaevastiku tankerid, millest muide Vladimir Putin kunagi lahti ütles. Nüüd nad tunnistavad, et need on nende omad. Need tankerid sõidavad vale lipu all. Need tankerid püüavad igati rahvusvahelisest õigusest kõrvale hiilida. Ja kui neid kinni peetakse, on venelastel jultumust oma räpane suu lahti teha ja öelda, et sellise tankeri kinnipidamine on ebaseaduslik. No see on lihtsalt täielik absurd. Üldiselt tuletan meelde, et juba märtsis teatasid Prantsusmaa ja Suurbritannia võimud, et nad ei luba sanktsioonide all oleva Venemaa varilaevastikuga seotud tankeritel läbida oma territoriaalvett, mis teeb Venemaa naftakaubanduse palju keerulisemaks ja seega kahjustab Venemaa majandust, mis on hea. Siinkohal jätan mõtte pooleli. Teie arvamusi ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate selle teha tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Aitäh! Lisaks tellige minu ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal, see on Aleksei Bitši uus kanal. Petši. Kui soovite saada uudiseid ukraina keeles, siis link on kirjelduses. Kindlasti tellige. Sellega on kõik. Hoidke end, kõigile head aega!